Et ka ratastoolis inimesed saaksid ennast tunda stiilselt, mugavalt ja ka soojas hoituna, siis ongi Eesti ettevõte teinud oma brändi, millega ta proovib seda probleemi ka lahendada. Virmer Textile on õmblusettevõte ja nemad siis teevadki just nimelt ratastooli inimestele riideid, funktsionaalseid riideid. Ja idee tuli sellest, et oli siis üks vajadus hooldekodudele, et kuna üks ettevõtete siis omanikest on ise kokku puutunud hooldushaiglatega, siis ta teab täpselt, kui palju aega võtab ühe ratastooli inimese riietamine. Ja teine vajadus on sellest, et kõik, mis turul on pigem sellise ainult funktsionaalse siis omadustega, aga mitte võib-olla disaini poolest nii ilusad, et tahaks, et ratastoolis olev inimene ei pea tundma, et ta ohverdab ilu funktsionaalsuse vastu siis. Virmer Textile'il on erinevad, tal on olemas siis jalakotid näiteks, et need on täpselt sellised, et inimest ei pea püsti tõstma, muidu ratastooliga inimeste riietamise puhul tavaliselt peab neid tõstma ja see võtab palju aega. Ja on ka siis keebid, mida on hea lihtne peale panna, et ei peaks väga inimese käsi ja keha liigutama, et eesmärk on alati see, et võimalikult vähe inimest peaks liigutama. Aksessuaarid, et näiteks ongi siin minu käes üks kott, mida saab kaela panna ja kui ratastooliga sõitvate inimestega oleme rääkinud, siis neil on pidevat probleemiks ongi see, et neil külmetavad käed ja jalad, et siin on mugav lahendus, et ei pea panema siis kindaid kätte. Ja on tooteid siis nii täiskasvanutele kui lastele just nimelt mõeldes seda, et nad näeksid välja ka lapselikud. Hästi palju ratastoolis olevad inimesed kurdavadki, et neil külmetavad jalad. Siin olemegi teinud tellimuse peale tegelikult sellised soojad saapad, mida saab toas niisama jalga tõmmata, et oleks soe või siis ka õues kanda, et täitsa võib ka toetada korraks sellega maha ja mitte midagi ei juhtu. Ja tal on siin eraldi siis sellised soojenduskihid sees. Et ka teiste toodete peal on siis mõeldud siin funktsionaalsuse peale, et osadel on võimalik siis panna lisasoojustus sisse ja kõik on siis vihmakindel ja tuulekindel, et ei ole rohkem väga palju lisakihte sinna alla vaja. Meie tooted on võimalik soetada terviseabipoest Rocca al Marest ja saab kontakteeruda meiega siis läbi kodulehe. Saab teha individuaalõmblemist ja terviseabist siis saab juba olemasolevaid tooteid ning ka suuremate tellimuste puhul palume ühendust võtta siis kodulehe kaudu. Me kõik teame, kui palju biojäätmed tekitavad meil kodudes ebameeldivat lõhna ning selleks, et lõhnavabalt biojäätmeid eraldi sorteerida, ongi meil Eesti ettevõte, kes on siis leiutanud ideaalse lahenduse selle jaoks. Brückeri idee tuli hästi lihtsast igapäevasest vajadusest, kuna me oma naisega oma kodus siis sorteerisime erinevaid sorti prügisid. Biojäätmete sorteerimine, igasuguse kõige muu toidujäätmete ja muu prügi sorteerimine tänasel päeval on, ütleme nüüd, hästi trendikas, aga samas ka väga vajalik, sest et meil on teada, et Euroopa Liidus kõikidel riikidel on omad prügi sorteerimise eesmärgid, et vähendada seda ökoloogilist jalajälge, mis meil on ja näiteks bioprügi puhul siis ühe inimese kohta tekib keskmiselt 100 kilogrammi bioprügi ja sellest kõigest 30% prügist jõuab ringlusesse, mis tähendab seda, et väga suur ressurss. Teine põhjus, mis tal oli see, et me saame seda hästi mugavalt puhastada, et see sisemine kast käib välja ja ma saan selle klopsida siis kuskil puhtaks, kus parajasti vaja on ja seda on ka hästi lihtne panna nõudepesumasinasse, ehk et selle puhastamine on tegelikult hästi mugav ja lihtne. Ei ole mingisuguseid keerukaid nurki ja nii edasi. Kaane lahti tegemine, kinni panemine käib nagu igatepidi, et vahel on käed mustad ja räpased, siis ei taha nagu mustaks teha kogu seda asja ja siis sa saadki kasutada parajasti mingit sellist kohta, mis sul on. Ja sellel kaanel on teine võlu ka, et ta hoiab selle lõhna siin sees kinni, ehk et see hais ei levi siit välja ja seega on ta üsna nagu lõhnavaba. Ja nimi iseenesest ütleb ju ära, et see on Brücker, väga kõnekeelne selline väljend meile kõigile lihtsalt natukene skandinaaviapärasema välimusega, et
selline see lahe toode on. Meie suur missioon on ikkagi aidata inimesed võimalikult lihtsalt prügi sorteerima, et nad saaksid oma toidujäätmed hästi ära konserveeritud ja saadetud õigesse kohta, et nendest tekiks midagi väärtuslikku ja tegelikult enda kodu puhtuse hoidmine, ma arvan, et on üks suurimaid asju üldse, millega tegeleda. Siinkohal naudime elu inimestele, meil ongi ideaalne pakkumine, et naudime 20 koodiga saab siis -20% nende prükkarite pealt, aga kui ei ole julgust osta kohe siit e-poest, siis täna oleme ka Tartu ja Tallinna kaubamajas köögiosakonnas täitsa leitavad ja päris top tooted seal, nii et soovitan minna, vaadata, katsuda või siis tellige kohe. Kui tahad tulla sõprade või perega mõnda sünnipäeva veetma või lihtsalt puhkama ja sauna tegema, siis on erinevaid puhkemaju olemas. Nii täna uudistamegi, mida on Tallinna lähistel pakkuda. Tere tulemast, me oleme jõudnud Voimikaid puhkemajja. Kaua te olete üldse tegutsenud ning kust tuli üldse idee teha oma puhkemaja? Me oleme ise ehitanud maja umbes 2 aastat tagasi, kuna me ise oleme väga palju reisinud, olnud igal pool ja väga tihti on selline probleem, et puhkemajas pole piisavalt asju, mis soodustaksid kasutamist või teeks seda mugavamaks. Nii et korjasime kokku kõik need ideed ja tegime selle maja võimalikult mugavaks ja hubaseks. Mitu voodikohta üldse teie majas olemas on või mitme inimesega see tulla saab? Meil on 5 magamistuba, kokku on 11 magamiskohta ja vajadusel võib ka diivani lahti teha, et diivani saab ka magada. Kuna maja on mõeldud 11 inimesele, et meil on 11 taldrikud, tassi, tooli, et kui tuleb natukene rohkem, siis võiks ikka midagi kaasa võtta. Ja kuidas on võimalik teie puhkemaja üldse planeerida? Meiega on võimalik võtta ühendus kas veebi teel, meil on veebileht voimikaid.com või siis Bookingu või Instagrami kaudu. Mis teie saunamajas lisaks saunale veel olemas on? Meil on seal puitküttega sauna esiteks ja seal on olemas, kuna see on eraldi väike majake selline, et meil on seal olemas ka duširuum ja esik. Esiku saab istuda, seal on suurem laud olemas, kraanikaus, miniköök, et nagu seda kõike saab kasutada ja külmemate ilmade ajal saab kasutada ka kaminat. Lisaks hoonetele, et palju teil üldse siin tegelikult ruumi on? Meil on päris avar õuealaga, et seal saab mängida ja meil on mõeldud ka grillimiskoht, et liha saab ka näiteks küpsetada suvel. Ja terrassi võimalus, nagu ma saan aru, on olemas ka väline terrass, mitte ainult sisemine? Jaa. Palju teil reaalselt autosid mahub hoovi? Meil hoovi mahub umbes 5 autot. Inimesed, kes tulevad näiteks bussiga või elavad Tallinna piirides, et on väga mugav bussiga ka siia tulla. Kellel on soovi omale koju soetada, kas siis kass või koer, et oleks natukenegi mõnusam kodus olla ja või kellegagi aega veeta, siis loomade hoiupaigas on väga palju kasse ja koeri, kes ootavad siiani endale uut kodu. Räägi meile natuke lähemalt, kes teil üldse siin loomade hoiupaigas pesitsevad? Koerad ja kassid enamus, meil ei ole rohkem muud loomi. Siin näiteks seal toas, siin sees toas on umbes 50 kassi. Nii, neid ei näe siin, eriti nad magavad siin seal, aga muidu on küll ja inimesed võtavad siit üsna hästi välja, need loomi uude koju. Sellepärast, et need kassid on siin kõik vaktsineeritud, kibitud, ussikur, kirburohi on neil kõik tehtud, opereeritud täielikult, et ei tule järglasi. Nii et ja igaüks lahti oleku ajal võib siia tulla, välja valida endale kassi ja siis kui kõik meeldib, siis minna sellega uude koju. Koertega on natuke teistmoodi süsteem. Inimesed lähevad siis meie veebilehele, valivad seal välja loomi. Koertega just ainult nii, kassidega me eriti nii ei poolda, sest et kassid ise valivad endale omaniku. Ja siis, kui mingi koer meeldib, siis tulevad siia ja me toome see koer siit välja nende jaoks, et saame siis näidata ja vaadata, kuidas nad suhtuvad teineteist, anname jalutamisele, et siis nad saavad natuke tutvuda ja kui kõik on hästi, siis võib ka koju minna. Kuidas need loomad üldse siia hoiupaika sattunud on? Kassid me püüame kinni vastavalt kohaliku omavalitsuse tellimusele. Ehk siis, kui keegi näeb seal hulkuvaid loomi, siis informeerivad meid, me sõidame välja, võtame need sealt välja ja paigutame siia. Siis edasi ravime need terveks ja siis nad on siin toas. Umbes nii. Koertega umbes sama asi.
Teil on kohapeal ka kliinik, et kas nüüd kliinik on mõeldud ainult hoiupaigas olevatele loomadele või võib tulla ka enda loomaga? Kliinik on jagatud 2 pooleks, ehk siis üks pool teenindab ainult hoiupaika, ehk siis sinna eraisik ei saa pääseda. Teine maja osa on just kliinik, kus me teenindame eraisikuid. Samamoodi see töötab 8 kuni südaööni, et igaüks võib nagu sinna minna, vaadata üle oma looma. Üsna ilus koht, see on Nõmme linnaosa ja asub Sinirebase 24. Siia võib tulla bussiga ja autoga, see ei ole nagu pikk tee ja see asub Tallinna piires. Oleme avastamas vanalinna südames ehtsaid India maitseid. Minä olen jällä Venkat Indla restoran Chakra peakokk ja uuesti tulin natuke parasti teie juurde. Nagu alati meil on puhas India autentine köök, nagu meil Baltimaas kuskil ei ole. Võib tulla uuesti proovida ja meil feedbacki anda. Mul on siin 65 kohta, suvel on siin päris ka 80 kohta, päris ilus päris ja mul on 3 erinevat ruumid, siis võib sunnipäeva pidaldada siia, üritus võib minu juures teha. Me oleme Bremeni keikus Uus-Vene vahel, see üks väike keik on Bremeni keik, üks meie adress on. Nagu me teame, siis paljude naiste unistus on elada karvavaba elu ja et ei peaks muretsema pidevate raseerimiste pärast. Nii meie räägimegi lähemalt, mida kujutab endast elektriepilatsioon. Elektriepilatsioon on ainus tunnustatud püsiv karvaemaldusmeetod. See on tegelikult juba väga vana meetod, sai alguse 150 aastat tagasi. Esialgu oli see siis meditsiiniline meetod, aga 20. sajandil muutus mitte meditsiiniliseks ja sai siis rohkem kättesaadavaks inimestele. Mis vahe on elektriepilatsioonile ja laserepilatsioonile? Elektriepilatsioon toimib otse karvanäpsus, seega see sobib iga karva ja naha värvi puhul. Tihtipeale laserepilatsiooni puhul on oluline, et karv oleks tume ja nahk hele, aga elektriepilatsiooni puhul see ei ole oluline. Mis piirkondi üldse elektriepilatsiooniga teha saab, et kas saab kõiki piirkondi teha? Elektriepilatsiooniga saab teha kõiki kehapiirkondi. Kui valulik see protsess siis on? Protseduur ise on selline minimaalselt valulik, et muidugi kõiki valulävi on erinev, et sõltub täiesti inimesest. Ja kui nüüd protseduurile tullagi, siis kuidas eelnevalt ette valmistada protseduuriks? Elektriepilatsiooni puhul on oluline, et karvad oleksid välja kasvanud. Karv peab olema vähemalt nii pikk, et seda saab pintsetiga haarata. Kui kaua peaks üldse sellel protseduuril käima, et esimese korraga ju ei saa kohe tegelikult karvavabaks, ma eeldan? Üldiselt tuleks arvestada vähemalt aastapikkuse teekonnaga, et see, millise intervalliga protseduurid on kõigi puhul individuaalne ja sõltub siis täpsemalt sellest karvaprobleemist. Kuidas ma peaksin oma nahka hooldama? Peale protseduuri on üldiselt nahk punetav. Esimesed 24 tundi tuleks nahka hoida kuivalt ja puhtalt. Kodus võib kasutada aloe vera keeli. Elektriepilatsioonil on mõned vastunäidustused, et nendega saab tutvuda kodulehel täpsemalt, enne kui hakkate protseduuri broneerima. Kõigile vaatajatele on esmane protseduur 20% soodsam, kasutades koodi Naudime elu. Ja kõigile lastele on mõeldud ka erinevad lahendused, kuidas mänguhoos saab ka veidike tarkust koguda. Nii olemegi ajaloomuuseumis, kus on täitsa oma lastevabariik, kus lapsed saavad täitsa oma riiki luua. Me oleme Eesti Ajaloomuuseumi lastevabariigis, mis asub Maarjamäe lossis. Ja see on selline fantaasiarikas õpikeskkond, mis on suuresti ära peidetud mänguruumi, kus lastel
esialgu ongi tunne, et see on justkui selline suur mängumaa, kus on lihtsalt lõbus ja saab mängida, mida siin ka muidugi teha saab. Aga see lastevabariik kui selline on just suuresti üles ehitatud Eesti riigi näitel, kuidas ühiskond riigi tasandil toimib. Ja siin nad saavadki võtta vastu seaduseid, nad saavad ise teha valikuid, otsuseid, proovida läbi erinevate riigi valitsejate rolle. Hääletamine ja niisugune seaduste vastuvõtmine on tegelikult ongi hästi lihtsal tasandil mingisuguse otsuse tegemine ja vaatamine siis, kas see rahvale läheb peale või mitte. Ja siin on Eesti Riigikogu plaan. Kuidas lihtsalt seletada lastele, mis asi on Riigikogu ja kes seal on, ongi siis see, et seal on erinevad inimesed koos, kes jagavad oma grupis samu vaateid, aga võrreldes teistega erinevaid vaateid. Siin on meil kohus ja järelvaatajad sektsioon. Siin saavad lapsed valida ühe halva teo ja siis saab siin kaalu peal erinevad variante nagu proovida, mis seda halba tegu siis parandaks. Üks hästi oluline asi, mida lapsed saavad lastevabariigis teha, on valida lastevabariigile president. Siin selle puu sees on meil erinevad presidendikandidaadid. Siin on näiteks Rosalia. Kui tema saab presidendiks, on lubada kõikidele lastele tasuta kunstitarbeid või et saavad alati käia joonistamisringides ja ühesõnaga joonistada, maalida hästi palju. Ja siis anname lastele võimaluse valida, missugune nagu lubadus või see tegelane neid kõige rohkem kõnetab. Ja hiljem üleval saavad ka siis oma lemmikkandidaadi poolt hääletada. Meie oleme jõudnud täna Papa Pitsasse ning räägimegi lähemalt, milliseid erinevaid pitsasid on võimalik neilt tellida. Kus Papa Pitsad üldse asuvad? Üle terve Eesti on kokku 10 restorani, näiteks Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Jõhvis ja siis Tallinna lähiümbrus. Kuidas on Papa Pitsa üldse seotud Peetri Pitsaga? Nad kuuluvad ühe sama frantsiisiketi alla. Kaua on Papa Pitsa tegutsenud juba turul? Papa Pitsa esimene avati 1998. aastal Viljandis. Mida see endast täpsemalt kujutab, mis seal pitsa sees üldse on siis? Seal on sibul, paprika, pärlsibul, viirsik ja siis peekon. Kas pitsade puhul on ka erinevad suurused ja erinevad paksused ka võimalik tellida? Võimalik on siis õhukese põhjaga või pannipitsal, või kes soovib tervislikumat varianti, saab ka täistera põhjal pitsat tellida. Kas Papa Pitsas on pakkuda ainult pitsasid või leidub ka midagi muud? Saab koha peal osta magusaid minipannkoke, soolastest toitudest veel pastat pakume ja siis ka tulevikus mõtleme, et võiks burgerid menüüsse võtta. Kuidas teil pitsade tervislikkusega on, et kas teil on ka nii-öelda tervislikumaid pitsasid ka ja kas on lisaks ka veganitele olemas valikut? Tervislikest pitsadest saab valida FitLapi pitsad, mis on täistera põhjaga ja kindla kaloraažiga. Veganitele siis saame veganiustuga pitsasid pakkuda. Ja pastade puhul, kas teil on ka erinevaid pastasid või on ainult üks kindel, et kas teil on gluteenivaba või täistera? Ja saab täistera pastat, saab gluteenivaba pastat, nisupastat. Ja kaua on üldse näiteks pitsade ooteaeg ja kuidas neid tellida, et kas ongi mõistlik tulla koha peale tellida või tasub ette tellida? Võib ette tellida telefonidel näiteks, see ei pea koha peal ootama, kui just koha peal ei soovi süüa, kuskil 10-15 minutit läheb aega. Ja teil on ka erinevad tipikastmed, et millised need tipikastmed üldse on, mida on võimalik juurde tellida? Meil on 3 erinevat maitset, on küüslaugu maitsega, ranch ja siis chili. Ja neid on väga hea siis näiteks muidu saiaäärad jäävad järgi, aga siis neid sinna sisse tippida, saab ära süüa need. Teil on ka korduv kasutatavad karbid, räägi nendest süsteemi kasutamisest natuke lähemalt. No see on siis selleks, et pakendi kasutamist popkarpide näol siis vähendada. See karp siis, mis mul käes on, maksab 9,90 ja sellega siis saab 50 senti ka pitsa pealt alla. Üks ideaalne kingiidee sõpradele, lähedastele või kolleegidele. Nimelt seenekohv, mis ongi just ideaalne kohvisõpradele. See on klassikaline jook siis, kuid seente lisanditega.
ning selles kohvis on poole vähem kofeiini kui tavalises kohvis ning täpselt sama palju kui tassis rohelist teed. Kuigi kofeiinisisaldus on madalam, annab see jook pikaajalist energiat, kuid palju väiksemate kõrvalmõjudega. No vau, see tõesti on maitsev kohv. Isegi on sarnane tavalise kohvi maitsega, kuid veidi pehmema ja maalähedasema aroomiga, mis muudab selle joomisrituaali veelgi meeldivamaks. Mis on siis seenekohviga kasulikud omadused? Nimelt seente segu aitab reguleerida veresuhkru taset ja toimib adaptogeenina, mis aitab kehal toimida stressiolukordades. Lisaks uuringud kinnitavad ka seente kasvajavastaseid ja antiparasiitilisi omadusi ning muidugi seened sisaldavad ka ainulaadseid antioksudante, vitamiine ning mineraale, mis toetavad luude ning liigeste tervist. Seenekohv on üsna populaarne ka kaalulangetajate seas, kuna see ei sisalda kolesterooli. Soovitan kõigil, kes soovivad seda suurepärast kohvi maitsta, tellida see ka nende veebilehelt. Ning kõigile Naudimelu vaatajatele kehtib ka sooduskood Naudimelu20, mis annab toodetelt –20% soodustust. Las teie lemmikkohvi aroom soojendab hinge ja loob inspiratsiooni uueks aastaks.